vaatama arhitektuurisaadet Majad ajas. Tänases saates räägime Voldemar Lenderist, kes oli esimene eestlasest Tallinna linnapea ja Lenderi majadest Tallinnas. Tallinna linnal on olnud linnapäid oi kui palju ja ka erinevast rahvusest, aga on üks linnapea ja see on esimene eestlasest linnapea. Kes see oli? Tõepoolest, insener Voldemar Lender eluaastat 1876 kuni 1939. Tema oli siis valiti Tallinna linnapeaks peaaegu et 110 aastat tagasi. See valimine toimus 24. aprillil 1906. See on vana kalendri järgi, praeguse kalendri järgi oleks siis 7. mai. Tookordse korra järgi ta valiti linna volikogus, mida nimetati tollel ajal linna tuumaks, aga ta ei saanud veel ametisse astuda. Nimelt Eestimaa kuberner pidi ta oma käskirjaga veel ametisse nimetama, ametisse kinnitama ja selle tõttu me võime öelda, et kuberneri kinnitus tuli paar nädalat hiljem, 27. mail ehk siis 9. juuni praeguse kalendri järgi. Ja Voldemar Lender, tõepoolest me võime öelda, et on siis esimene eestlasest linnapea, mille tõttu võiks teda meenutada, ja teine on kindlasti siis Lenderi nimi on seotud ühe majade ehitusstiiliga, 1-, 2- või 3-kordsed hooned, mida terve hulk on ju ka praeguses Tallinnas veel olemas ja kasutusel. Ilmselt ta siiski rohkem tegeles ehitusjärelevalvega, mitte ei ole kõiki neid maju projekteerinud, mida Lenderi majadeks nimetatakse. Tema enda perekonna nimi nii linnapea ajal kui ka hiljemgi oli muuseas Lender sidekriipsuga Linder. Ja alles 1933. aastal ta eestistas oma nime siis Lenderiks, aga nii teda teatakse ja tuntakse. Nüüd kui vaadata, kes oli tema eel või tema järel, siis tema eel oli Tallinna linnapeaks Erast Hjatsintov ja Hjatsintovi kohta on üks selline Joosef Katsi poolt, asiarmastaja ajaloolase poolt vähemalt üks raamatuke olemas. Tema järglaseks järgmine linnapea oli Jaan Poska, kelle kohta on üsnagi korralik koguteos olemas. Lender kui linnapea on kindlasti vaeslapse osas, sest tema kohta ei ole ühtegi tõsisemat trükist, isegi sellist korralikku terviklikku ülevaadet. Tema kui linnapea tegevuse uurimisega minu teada ei ole siiamaani ükski ajaloolane seda veel nõuks võtnud. Kindlasti peaks meenutama seda aega, millal Lender sai linnapeaks kevad 1906. Enne seda oli olnud ikkagi äärmiselt tormiline 1905. aasta, esimene Vene revolutsioon, tormilised revolutsiooni sündmused, miitingud, streigid, demonstratsioonid, edasi revolutsiooni mahasurumine 1905. aasta lõpul. Ka Voldemar Lender arreteeriti mõneks nädalaks, oli vanglas koos näiteks Jaan Poska ja mitmete teiste Eesti rahvuslike tegelastega. Ja tollel ajal siis eelmine linnavalitsus, kus ka Lender oli liige linnanõunikuna, nii-öelda sõjaväevõimuga saadeti see linnavalitsus laiali, asemele määrati sakslased. Ja nüüd kevadel 1906, eks see olustik oli natukene leevenenud, revolutsioon maha surutud ja uuesti on vaja nüüd Tallinna linnavalitsus moodustada ja mitmete andmete järgi kõigepealt valiti siis linnapeaks advokaat Karl Ferdinand Karlsson, aga Eestimaa kuberner ei kinnitanud teda ametisse, vähemalt mõnede mälestuste järgi põhjustel, et Karlsson olevat esimesena kätt pakkunud kubernerile, mis oli ikkagi selline etiketi tõsine rikkumine. Ja siis oli vaja järgmist volikogul nimetama hakata ja kuberner ilmselt andis ka mõista, et tema on nõus kinnitama siis linnapeaks Voldemar Lenderi. Lender oli õppinud Peterburis, ta oli õppinud seal 2 kõrgkoolis, algul tehnoloogia instituudis ja ta oli lõpetanud diplomiga. Ta omas, ütleme, kuberneri jaoks sellist väga soliidset hariduslikku tausta, Peterburi tausta
ja oli järgnevalt siis kooli lõpetamise järel mõned aastad elanud ja töötanud Tallinnas. Ja nii oligi, et siis kuberner Pjotr Bašilov tühistas volikogu valimised, nõudis uute valimiste korraldamist ja ta nõustus kinnitama Lenderi linnapeaks. Ja mis oli võib-olla Bašilovi kaalutlus, tema hinnangul Lender oli väljaspool poliitikat. Ta oli ikkagi rohkem nii-öelda tänases mõistes tehnokraat, administraator, kutsumuselt ja hariduselt insener ja nii siis Lender maist 1906 järgnevatel aastatel on siis Tallinna linnapea kuni aastani 1913. Paralleelselt linnapea ametikohaga ta veel juhatas linnavalitsuse ehituse ja tehnikaosakonda ja paralleelselt tollel ajal oli lubatud, tegeles erategevusega ehk jätkas sellesama linnaehitusliku kontori töö juhtimist, tegeledes siis ka ehitustööde järelevalvega. Kui me nüüd peame silmas Lenderi valitsemise aastaid 1906 ja järgnevaid aastaid, see oli ju kahtlematult Tallinna väga kiire kasvuaeg, eeslinnade laienemine, uute tehaste ja vabrikute ehitamine ja linnapeana Lender tegeleski eeskätt selliste kommunaalküsimustega, gaasimajandus, veetorud, linnatänavate koristamine, prügist ja kõik muu. Teine selline teema oli tal ka haridus. Suvel 1907 registreeriti Tallinnas Eestimaa Rahva Hariduse Selts ja selle eestseisuse esimeheks valiti Voldemar Lender ja see selts siis sügisel 1907 avas Nunne tänavas Tallinna linna maksuta avaliku raamatukogu ja lugemistoa, mis on ju tegelikult tänase Tallinna Keskraamatukogu eelkäija. Ja aastal 1912 siis ka Tallinna linna elanikkond esmakordselt ületas 100 000 elaniku piiri ja see nõudis ikkagi juba selgelt tsentraalselt planeerimist. Ja Tallinna majaomanikude ühing pöördus linnavalitsuse poole palvega, et linnavalitsus töötaks välja siis uue planeerimise kava, mis võib-olla tänases mõistes oleks siis üldplaneering, linna üldplaneering ja tõepoolest siis Lender haakus selle ettepanekuga, ta sai aru, et linn vajab ja vastavalt linnavolikogu 1912. aasta otsusele siis kuulutati välja konkurss linna uue üldplaneeringu saamiseks. See on üldteada konkurss, üldteada tulemustega, mis küll põhiliselt jäi juba 1913. aastasse ehk Lenderi sellisesse ametiaja järgsesse aega. Ja ma ütleks ka nii, et kuberner Pjotr Bašilovi arvamus, Lender sai muuseas läbi nii Bašilovi kui tema järglase Korostovetsiga. Eks ta ikka kadus, et need Vene kõrgametnikud on äärmiselt olulised ja oskas nendega paraja takti leida. Aga Bašilovi arvamus, et Lender on poliitikast eemal, ma julgeks öelda, et see arvamus osutus ka õigeks. 1913, kui oli lõppenud Lenderi teine ametiaeg, ta ei tahtnud enam linnapeana jätkata ja päris tõsiselt teda veendi, et ta nõustuks üldse kandideerima linnavolikogu valimistel. Ta kandideeris, sai veel järgnevas koosseisus linnavolinikuks, aga kui me mõtleme nüüd järgnevatel aastatele, ütleme siin 1917 kuni 1920 murrangulised ajad või 1920. aastad, temasuguse kogemustega mehele oli palju uusi võimalusi, oli palju uusi kohti. Sisuliselt Lender ikkagi alates 1913. aasta suvest jääb truuks inseneritööle ja ka nendel murrangulistel aegadel. Ma ei ole isegi tähele pannud, et oleks valimistel kandideerinud tänases mõistes siis häälte kogujana või häälte kogumismagnetina. Kahtlemata teda ikkagi teati ja tunti Eesti ühiskonnas rohkem kui nii mõndagi uut tegelast, kes võib-olla alles oma poliitilist karjääri alustas. Ja igal juhul ka siis 1920-ndatel, 1930 aastate esimesel poolel Lender on oma põhitöö ehk inseneri ameti juures. 1935, 18. jaanuar, üsna suurejooneliselt siis tähistati seda mälestusväärset sündmust aastast 1905 ehk 30 aastat, kui siis tookordse linnatuuma valimistel eestlased saavutasid valimistel võidu ja Voldemar Lender oli ka siis selles esimeses linnavalitsuses, kus linnapeaks oli veel Hjatsintov, aga Lender oli seal teine
linnanõunik ja 1935 siis ka Lender oli esimese 5 eestlasest linnavalitsuse liikme hulgas, kellele annetati Kotka risti teenete märk, sest kahtlemata see 1905 oli ju äärmiselt oluline. Ja ma julgeks öelda, et Voldemar Lenderil oli ka õnne seoses oma surmaga. Ta suri 30. septembril 1939. Ta ei näinud seda kõike traagikat, mis juhtus aastal 1940. Teda ei küüditatud Venemaale, nii nagu juhtus paljude tema kunagiste töökaaslaste või kolleegidega. Tal on õnn puhata viimse tund kodumaa mullas Tallinnas maetuna metsakalmistule ja näiteks kui tema ärasaatmine oli siis oktoobri algul 1939, tema ärasaatjate hulgas oli ka Konstantin Päts, kes oli Eesti Vabariigi president, aga aastal 1905 olid nad mõlemad linnavalitsuse liikmed. Päts oli küll siis ütleme esimene linnapea abi ehk tänases mõistes esimene abilinnapea, Lender nagu öeldud linnanõunik. Oleme tänases saates rääkinud Voldemar Lenderist ja räägime Lenderi majadest, mida me kõik teame selles mõttes, et oleme näinud päris kindlasti. Aga kas me teame, et see on just nimelt Lenderi maja, see on Tallinna maja. Mis teeb Lenderi majast Lenderi maja? Lenderi maja on tegelikult väga tinglik nimetus ja see on suuresti seotud mitte sellega, et Lender oli insener, vaid sellega, et Lender oli linnapea. Ja see lugu on natuke pikem ehk et ta hakkab pihta siis 19. sajandi päris lõpust, et kui oli juba rajatud raudtee ja hakkas pihta selline suurem rahvaste rändamine, võiks öelda siin Eesti kontekstis, et pärisorjuse kaotamisega, maade päriseks ostmisega vabanes hulk tööjõudu maalt ja nad kolisid linna elama. Maainimesed kolisid linna elama ja samal ajal siis rajati linna suuri tööstusi ja nendel inimestel oli elukohti vaja. Aga kuna tegemist ei olnud siis väga maksujõulise seltskonnaga, siis Tallinna neid eeslinnasid iseloomustab see, et siin on ehitatud käepärastest materjalidest, mis Eesti puhul on, eks ju, puit ja Põhja-Eestis paekivi ja suhteliselt ratsionaalselt. Kui Tallinnas läks võim eestlaste kätte aastal 1904, siis selleks, et seda võimu kindlustada, oli vaja tagada endale elektoraati. Ja Tallinnas võisid hääletada need, kes olid vähemalt 25 aastat vanad, kes olid kas siis literaadiseisusest ehk siis haritlased, vaimulikud või siis kellel oli kas oma tööstus või oma maatükk. Ja tänu just selle maatüki omamisele siis hakati väga soosima seda, et Lender eriti eestlasest linnapeana soosis seda, et ka teistel eestlastel oleks maatükke ja nendel maatükkidel hakati siis kiiresti arendama elamuid. Et Lender ise oli siis hariduselt insener ja ta on päris mitmed need majad projekteerinud, aga kaugeltki mitte kõik need majad, mida me tunneme Lenderi maja nime all, ei ole Lenderi enda projekteeritud, vaid siin on palju teisi insenere ka juures. Aga just sellepärast, et ta seda linnapeana soosis, siis see selline nimetus sai. Ja need majad on selles suhtes nagu äratuntavad ja sarnased, et nad on ehitatud ühesuguste ehitusreeglite järgi. Ehk siis nagu me tänagi paneme ehituses erinevaid piiranguid peale, erinevaid norme, siis sama kehtis siin ka 19. sajandi lõpul, 20. sajandi alguses. Ja üks niisugune kõige nähtavam norm oli siis tuletõrjenorm, ehk selleks, et oleks tagatud kõikide inimeste väljapääs majast, oli kohustus, et kui sa ehitad puust maju, siis peab olema mõlemal korrusel 2 väljapääsu, ehk siis 2 treppi, nii maja ees kui maja taga. Maja keskel oli siis keskne koridor, nii alumisel kui ülemisel korrusel ja nende treppide kaudu siis tagati evakueerimine. Ja teine norm oli see, et maja pidi olema 2-korruseline, et 3-korruseliste majade puhul siis oli juba nõutavad kivitrepikojad. Aga kuna Eestis oli siis meie tööstus oli valdavalt suurlinnade tööstuste filiaalid, ehk siia ei investeeritud liiga palju raha. Ja kuna oli täna just see mainitud eestlaste huvi, siis ise ehitada ja arendada, siis ehitati puidust linnaosasid. Ja tuletõrjele see loomulikult ei meeldinud, nii nagu see ei meeldi ka tänasel päeval.
aga siis Lenderi majadest järgmine ongi siis need niinimetatud Tallinna majad, mida sai juba mainitud, mille põhitunnus on see, et seal on kivist trepikoda. Aga kui me vaatame neid Lenderi maju, siis siin on veel niisuguseid mõningaid väga iseloomulikke detaile, mis räägivad meile toonasest eluolust. Ehk varasemad Lenderi majad on üsna madala sokliga ja mida aeg edasi, seda kõrgemaks see sokkel muutub ja tekib juba ka tänavalt vaadates see illusioon, et seda keldrikorrust sai kasutada millekski muuks kui talvekütte hoidmiseks. Aga nendel majadel on üldjuhul suured aiad. Mingil hetkel on aedadesse ehitatud siis teine hoone, mis näitab seda niisugust kinnisvara ahnust, mis siis omanikuga kaasas käis. Aga tavaliselt on neil suured hoovid ja nendes hoovides oli ja siiamaani õnneks veel paljudes kohtades on ka juurviljaaiad. Neid on küll vähem, aga näiteks õunapuud ja pirnipuud ja marjapõõsad. Et selline tegemist oli ikkagi maalt tulnud inimestega, toidukraami saamine ei olnud sama, nagu see tänasel päeval on, et väga palju kasvatati ise. Aedades oli ka siis loomapidamisruume, kanu peeti kindlasti, sigu, vahest kitsi ja ei välista ka lehmasid siin linnas, et need on sellised siis oma majapidamisega siis hooned. Siis üks asi, kui me nüüd tänavalt vaatame neid maju, mis silma torkab, on näiteks see kõrge aken, mis on tavaliselt siis trepikoja kohal või siis välisukse kohal varikatuse peal. Seda kutsutakse valgmikuks ja selle valgmiku mõte on see, et pääseks sisse valgus. Ehk tegelikult on paljud neid majadest ehitatud ennem elektrit ja ka siis, kui elekter tuli, siis elekter oli nii kallis, et see, et saaks valgust koridori, siis kasutati võimalikult palju aknapindasid. Siis nendel hoonetel on niisugune suhteliselt madal pööningukorrus ja pööningukorrus oli tõesti pööningukorrus, et kui me siin ringi vaatame, siis me näeme neid, kus on nüüd juba pööningukorrus ehitatud välja ka elamiseks. Aga see oli niisugune ka toonane ehitusvõte ehk see sinna külmale pööningule võis küll ladustada asju, aga ta oli ikkagi selline isolatsioon ja isoleeritud ruum, et soe ei läheks majast välja, et ka ülemine korter oleks soe, et need ei ole mõeldud algselt elamispindadeks, nii nagu me seda täna armastame teha. Ja ka pööningul on mitmeid aknaid selleks, et jälle ei peaks elektrit sinna sisse panema. Siis, kui me veel tänavalt vaatame, siis üsna hästi on ka sellest voodrilaua asetusest aru saada, et tegemist on palkmajadega. Need on rõhkpalkmajad ja selle... Miks nad on niisuguse huvitava voodriga kaetud, et kohati on vertikaalselt ja kohati on horisontaalselt, et osaliselt on see loomulikult ilu pärast. Aga tegelikult on seal palju praktilist mõtet taga sellepärast, et palk teatavasti vajub. Et kuna see ehitamine toimus väga lühikese aja jooksul, ehitati Tallinnas tõesti 14 aasta jooksul, ehitati mingi 3-4 tuhat uut maja. Et siis ei olnud aega ka seda kuiva metsapalki oodata. Need majad ehitati siis valmis ja siis palk aja jooksul vajus ja see vooderdamine võis toimuda veidi hiljem, aga vooderdamisel jäeti ka sellist siis vahetusruumi. Ja teine asi on see, et nagu ka jälle majadest on väga hästi näha, mis on kõige riskantsemad kohad, on aknaalused, mis kipuvad pehkima, et juhul kui näiteks aknaalust kohta, kuhu kogunes siis sadevesi, seal oli vaja palki vahetada või plombeerida, siis ei tulnud kogu laudist lahti katkuda, vaid pääses siis selle alumise vahevöö lahtivõtmisega. Ja siis me näeme, et need majad on veel ka erineva pikkusega, mida võib tänavalt vaadata. Ja need Lenderi majad ongi selles suhtes niisugused natuke petlikud väljast, et me täpselt ei oska väljast hinnata, kui suured korterid siin on. Et see võis olla majasid pidi väga erinev, et siin võis vabalt olla, tavaliselt on nagu mida lühem maja, seda väiksemad korterid. Aga siin võis olla siis ka täiesti erinevaid variante, et olid tõesti niisugused kööktoaga korterid. Sageli on siis just sellel koridoril, mis on seal maja keskel, koridori peal on siis kempsud. Kempsud võisid varasematel majadel olla ka õues, täitsa vabalt veel.
ja siis mingisugune niisugune pesukauss, vett üldjuhul majas sees ei olnud. Nendel majadel on ka päris paljudel on akna all ikkagi niisugused puidust nikerdused ja ütleme, et varikatused on sepised ääres, et kas see on ka kõigile omane? No see sõltub tellijast, üldjuhul on see omane, sest et see oli ajastu mood ja need lõiked siin kõiguvad majast majasse, et võib kohata, et ühel tänaval on mitmeid samasuguseid, aga võib olla ka täitsa erinevaid. Ja see oli selline historitsistlik siis mood, et mida siis rakendati, et ajadele natuke nagu nägusust ja ilu juurde anda. Ja üks asi on siis need aknasandrikud ja iluliistud, siis kindlasti imeliilusad uksed. Uks on alati maja visiitkaart, see on see, kes sind teretab, on ju, kui sa majja lähed. Siis võib tähelepanu pöörata nendele ilusti vormistatud sarikaotstele. Ja juba see sarikaots, et ta paistab niimoodi välja, reedab seda, et tegemist on külma ja soojustamata pöönikuga. Et see paistab ja siis on päris sageli on ka siis nendel kolmnurkfrontoonidel, mis on üleval trepikoja kohal, et seal on niisugused eriti dekoreeritud ja ilusad aknad ja meie õnneks need pööninguaknad on paremini säilinud kui korterite aknad, sest et neid keegi ei kipu ühist vara vahetama ja kõik tegutsevad oma korteri piires. Aga näiteks ka selle maja puhul, et siin on niisugune väga uhke, elegantne ehisnõel on siis, mis on sellest frontoonist. Aga see on ainult ilu pärast või? See on ilu pärast. Me käisime Tööstuse tänaval, praegu oleme Sügise tänaval. Kus neid Lenderi maju kõige enam Tallinnas on? Lenderi maju on laialt üle Tallinna, et põhimõtteliselt me võiksime ikkagi käsitleda neid piirkondi, mis kasvasid seda vahetut kesklinna ümbrust, mis kasvas siis peale raudtee rajamist 1870-ndatest kuni 1910 aastateni. Ja siia hulka jääb siis, neid on kuigi palju Kalamajas, neid on väga palju Pelgulinnas, need Pelgulinna esimeses otsas, mis on siis tsaariaegne, neid on siin Kassisabas. Mõni väga üksik on sattunud Nõmmele, tõesti äärmiselt üksik, aga mõni siiski on. Ja neid on ka Kadriorus. Aga Kadriorus võibki vaadata seda, et mis on siis see keskklassi ja töölisklassi Lenderi maja ja mis on siis jõukama keskklassi Lenderi maja, et need võivad ka väliselt ilmselt päris palju erineda. Kuidas praegu neid maju ümber ehitatakse ehk korda tehakse pigem, kas sellega ollakse rahul? Me nägime väga palju pakettaknaid, plastikaknaid, et kas on ka mingid regulatsioonid? Regulatsioonid on olemas, et meil on olemas siis Tallinna miljöörade teemaplaneering ja teemaplaneering on pannud paika sellised üldised põhimõtted ja üldiselt ütlen niimoodi endise ametnikuna, et Lenderi maja on üks tore maja, mida on suhteliselt lihtne reguleerida, sest nad on väga sarnased ja siin on võimalik omanikke üsna lihtsalt võrdselt kohelda. See, mis välja tuleb ja see, mis on tehtud ilma lubadeta, see on eraldi teema, aga üldiselt ma võin öelda, et inimeste teadlikkus on viimaste aastatega kõvasti kasvanud. Et see ei ole enam niisugune ametniku kiusamine, mida me näeme, vaid inimesed saavad tõesti aru, et nende muinsuskaitse põhimõtete järgimine tuleb nagu maja väärtusele kasuks. Aga üks asi, mida me soovitame, on see, et ei maksa kiirustada maja väliselt soojustamisega, sellepärast, et palkmaja on soe maja, seda niisama lihtsalt palju soemaks ei saa, et see võib olla investeering, mis ei pruugigi teie eluajal tagasi teenida. Et probleemne on siis, kui palgid on tõesti pehkinud, aga siis me tegeleme palkidega, aga mitte terve maja soojustamisega. Aga see on asi, mida inimesed hästi ei usu. Siis teine asi on see, mis on inimlikult mõistetav, et inimesed, kes tahavad oma maja korda teha, nad tahavad kuskilt kapitali saada, kõige lihtsam variant on müüa maha see pööningukorrus, tekitada sinna elamine ja sealt saada siis maja renoveerimiseks raha. Et siin on nüüd
kõige parem variant on see, et kui selle pööningu korruse ostaksid ära siis ülemise korruse elanikud, sellepärast et siis ei tule majja elanike juurde, ei teki igasuguseid õue jagamise probleeme ja nii edasi. Ja kõik need lahendused on suhteliselt lihtne teha, et siis võibki teha niimoodi, et kõrged ruumid on all ja siis natuke madalamad magamisruumid on üleval. Aga mida me üldjuhul oleme lubanud ja mis on ka sellesama teemaplaneeringuga lubatud, on me tõsta katuseharja. Ja katuseharja saab tõsta maksimaalselt meetrit, see sõltub siis hoonest endast ja selle arvelt saab siis paigaldada soojustuse. Ja siis ka üks asi, millega elanikele endal on suhteliselt keeruline toime tulla, aga mida siis, kui on järjekordne nagu tänavatööde tegemine, tasuks silmas pidada, on näiteks kõnniteede kõrgus, et siis samas majaski, mille ees me oleme, et vaadake neid keldriaknaid, et need on mattunud pinnasesse. Et põhimõtteliselt alati, kui on meil aeg-ajalt ikka kaevatakse tänavaid üles, et kui mingi tänava üleskaevamine jälle käib, et siis tasuks üle vaadata need akende kõrgused ja võib-olla siis saavutada linnavalitsusega kokkulepe, et seda tänavapinda uuesti natuke nagu allapoole viia, et see maja sinna asfalti taha ära ei vädaneks. Ja tegelikult need majad on suhteliselt hea plaanilahendusega, et on veel neid maju, kus on ühine käimla koridori peal, aga need hakkavad juba ikka väga uunikumideks muutuma, et põhimõtteliselt, kui on teil tegemist ka mingite väga väikeste korteritega, siis neid saab ühendada ja leida neid mõistlikke lahendusi. Eelmises saates tahtsime teada, mis asub endise Balti börsihoone asukohal Londonis praegu. Päris palju vastuseid tuli ja Fortuna otsustas, et võiduauhinna saab Sixten Heidmets. Palju õnne teile! Aga ka selles saates on küsimus ja kõlab see nõnda. Rääkisime Voldemar Lenderist, aga kes oli Elfriede Lender? Kui te teate, saatke vastused ära meilile majadajas@tallinnatv.eu ja ilusat nädalavahetust teile ning kohtume 2 nädala pärast.